No, eelviimast päeva siis siin saare peal ja ilmselt aeg ka väikene kokkuvõtte teha sellest reisist üldse nagu tervikuna ja siis see lubatud asi ka, et palju siis kogu sihukene pull üldse raha maksma läheb. Et võib-olla kõigepealt reisist endast sellest saarest, et kõige rohkem mind nagu hämmastas selle juures see, et saare infrastruktuur on nagu iseenesest päris uskumatult hea. Et meeletult on viitsitud kaljudest tunneleid läbi puurida, teede kvaliteet on ikka üldiselt väga hea ja igasugused estakaadid, viaduktid, sillad, päris hullud liiklussõlmed, kus sai päris mõnusalt ära eksitud vahepeal. Ja noh, saare lõunaosa on ikkagi päikselisem kui põhjaosa, et selle sahmaka vihma sain ka selga rohkem selles põhjaosas. Aga lõunaosas on nii hull, päike lõhub nii, et siin praegu kohvikus istun ka nii, et noh, ei kannatanud rohkem olla, nahk on nii ära põlenud seljas. Vene naine andis mulle siis väikese kreemi, et see ikka nagu tiba aitas. Nii et tore päikseline saarekene, ilus loodus, vesi jumala soe, veebruaris täiesti rahulikult võib ujuda, sihukes muljardused vähe ei ole. Et väga mõnus, on küll tuuline, aga noh, ma ei tea, see ei ole nagu, noh, ta ei häiri nõudselt sellepärast, et see tuul on ikkagi suht soe. Aga nüüd siis palju kogu sihuke pull maksma läheb. Või noh, minul läks, et kõige kallim oli edasi-tagasi lennupilet Finnairiga. See maksis 470 €. Ja siin üks oluline täpsustus on see, et ma võtsin nii-öelda check-in package'i, mis tõstis edasi-tagasi pileti hinda 130 €. Ja noh, ma ei tea, ilma check-in package'ita reisida, ma ei tea, Finnairil vist oleks olnud mingid käsipagas 8 kilo, aga see oleks nagu üsna piiri peale jäänud. See 8 kilo on väga nii, noh, et üsna nibin-nabin. Ja noh, järgmine kuluartikkel siis loomulikult mõjutus. See apartment, millest ma olen nagu mingi väikse ülevaate teinud. Et see on siis 50 € päev, 3,5 sotti siis läks 7 päeva. See oli see ka veel, et tuli jätta koha peal sularahas 150 € tagatiseks, et noh, kui selle hullusoogudes selle toa segamini peksad, siis jääd sellest papist ilma. Noh, järgmine asi siis see rendiauto, mida ma ka mingid videod tagasi siis põgusalt tutvustasin. Selle võtsin ka 1 nädalaks ja see nädal kokku maksis 135 €, mis minu meelest on jumala odav. Seda enam, et tuttavus masin, mis jube hästi veel edasi ka läheb. Ja tagatisraha tuli anda ka siis 60 €. Ja selle raha, selle 135 € sees oli siis ka täiskasko. Aga üks asi, mida veel selle apartmendi kohta ütlen, et ega kraanist tulev joogivesi ei kõlba juua. Sa võid taga ennast pesta, nõusi pesta, pesu pesta, aga mitte juua. Et vett pead sa poest nagu kogu aeg ise ostma.
et need olid siis siuksed nagu põhilised kuluartiklid ja mis nad siin kokku teevad, siis umbes see kokku juba oleks siis nagu tonn euri. Kõik need 3 asja. Ja nüüd on siis need igapäevased kulutused, noh. Eks ma varasetes videotes olen ka põgusalt nagu viidanud sellele või noh, öelnud palju ühed või teised praed asjad maksavad, et hinnad on põhimõtteliselt sama nagu Eestis, et söök-jook saarel ei ole kallim, kohati on isegi odavam ja autokütus ka, noh, nagu ma siin ühes tankas bensiin 90 liit ostsin, eur ja 6 senti liiter, noh, Eestiga võrreldes on see ikkagi oluliselt odavam. Aga nägin kuskil ka mingid tankad, kus oli lausa 99 senti liiter. Nii et üldine elu ei ole saarel nagu kallis, aga ütleme, et igapäeva need kulud, noh, mul on siin ikkagi, noh, see on ka, et kas ostad siin mingit ninni-nänni või ei osta. No näiteks tänagi olin rannas, tuli üks selline, noh, pilusilme naine, ma ei tea, nagu ütleme nagu vietnamlase välimusega, noh, ja pakkus massaaži, noh, ma seda kahjuks filmida või pildita ei saanud, aga noh, see, ma ei tea, mis ta seal kestis võib-olla 20 minutit, noh, ja maksis 20 euri, noh, või siis see Palmitos pargi külastus, eks ole, 32 eurit, no see sõltub sellest, kui palju sa ise tahad siin kuskilt mingitest asjadest nagu osa saada, aga noh, minul on siin ikkagi läinud umbes 50 euri päev veel nagu noh, igasugused söögid, joogid, autokütus siin, mis tahes asju, noh, mingit ninni-nänni ka ostnud, et noh, kes väga tahab sellist reisi nagu noh, teha nagu, ma ei tea, et küsimus, et kui on, et kas saab odavalt, ja loomulikult saab, noh. Esiteks juba, kui võtad nagu lühema, mitte 7-päevase, vaid võtad lühema, noh. Et autorent on tiive odavam, noh, elamine kuskil siis, noh, ma ei tea, kus apartmendis või hotellis või kus see juba tuleb odavam, noh. Et noh, lennupiletite pealt sealt, ma ei tea, võita vaevalt, noh, ta annab. Nii et ütleme, et siin, noh, laias laastus, ütleme, mingi sellise tripi saab siin 1,5 kilo euriga rahulikult ära teha. Et noh, siin, noh, mõtlen, et väga hoida, noh, ilmselt vist ei ole pointu, sest noh, tuled ikkagi Eestist, ma ei tea, 4-5 tuhande kilomeetri kaugusele. Et noh, siis natuke tuleb ikkagi siin, noh, asju näha ka ja vaadata, et jah, pisut ikkagi tuleb seda pappi siin välja käia, aga põhimõtteliselt jah, kokkuvõtteks jah, et 1,5 kiloga teeb sellise reisi täitsa vabalt ära. Ilmad on ikkagi head. Päikest saad võtta nii, et noh, ja 1 päevaga võid nii ära põleda. Meri on nii soe, et rahulikult võid ujuda. Ulbid vees ilusasti, mitte mingit probleemi ei ole, nii et noh, täitsa mõnus chill grill. Tundsin kohe, et ikkagi noh, sain ennast nagu ikkagi suht välja lülitada ja sellisest igapäevasest kodurutiinist nagu eemale, et see on ka nagu hästi oluline. Et noh, mina Kanaari saartele reise kindlasti soovitan, päriselt ka, need on ikkagi noh, Eesti inimesele igal juhul taskukohased ja noh, väga kihvtid chill grill saared on, et kõik on väga ilusasti tehtud. No vot sellised olid siis need saare videoreportaasid inimestele, et noh, ma ei tea, loodan, et mingisuguse väikse nagu ülevaate, põgus ülevaate sellest nagu noh, saite, milliseks üks niisugune tagasivõidik saare võib kujuneda või. Aga eks ma siis võtan oma kohvi edasi siin ja homme poole päeva pealt siis jällegi Eestisse tagasi. Aga siis praegu tšau!